ennem kui põllule lähme kartulit panema, vaatame kartuli panemismasina ka üle, mis ta endast kujutab ja mis ta täpselt on. Ohohoo, ehk siis tegu on ise ehitatud masinaga. Isa on jälle taaskord tublit tööd teinud. Istub 40 taha, istub Belarussi taha, siia käib pikitõmmits, külgtõmmitsed. Mis siin veel on? Toru, kartulikastid ja siin on istmele on pandud plekk peale, et ilmastik siin väga liiga ei teeks sellele asjale. Kuidas siis kartul maha läheb? Kartul läheb peale igat klõpsu maha. Siin on meil plõgistaja, mis reageerib siis iga selle keevitatud vinkli peale, mis raudratta küljes on. Ehk siis vahe jääb 27-30 senti, oleneb kartulipanija kiirusest. Et iga kord teeb sellise hääle ja iga klõpsuga läheb kartul sisse. Taga on meil kettad, mis tõmbavad vao kinni. Ees on mutt, mis tõmbab vao laiali. Ja siis tagant läheb kinni tagumine osa. Amordid. Ehk siis ka ketastele teatud maal kivikaitse ja istujal on natukene pehmem olla, et iga kivi ei tule niimoodi üles. Antud masinaga saab siis panna söögikartulit ja kui see klõpsutaja tõsta ümber siia külge, siis saab kasvatada seemnekartulit, siis on see vahe on veel väiksem. Vot, siukene aparaat. Et igal ühel ei ole, aga pool küla kartuli maha saanud olen, meie iga aasta kartulit sellega pannud. Ja mis on pluss, kui käsitsi panna? Käsitsi panemisel läheb seemet rohkem. See on väga kokkuhoidlik masin selles suhtes, et iga klõpsu aeg paned ühe kartuli, kui oled nagu suuteline panema, siis väga palju jääb seemet üle iga aasta. Vot, siin raami sees on siis need poldid, mis lähevad siis siia haisadeks, aisa kinnitus. Nii et väga uhke ja võimas masin. Ja unustasin rääkida veel sellest, et seljatugi ja iste on tehtud terrassilauast, mis on juba siin väga pikka aega olnud ja väga vastupidav värk on. Aga ega muud ei olegi. Kohtume põllul. Läheb kartuli panekuks. Meil on siin Blue Congo, meil on Vineta, meil on Kala ja meil on Red Cardinal on selles sinises kastis. Ühesõnaga vaatame, mis välja tuleb. No ja hullu ikka juhtub.